Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Minu tänaseks külaliseks või tegelikult külalisteks on Karin Tõevere ja Signe Varendi, kes teevad koos sellist haridustaskuhäälingut nagu Õpime koos. Juttu tuleb sellest, kuidas nad üldse taskuhäälingu tegemiseni jõudsid, mis on neile oluline ja mida nad selle 4 hooaja jooksul on õppinud. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist! Mina usun, et kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ennast ka paremini tundma. Ja mul on suur rõõm täna siin tervitada teist taskuhäälingut Õpime koos. Ehk siis Karin ja Signe, tere! 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 Kuidas teil täna läheb? Minul läheb väga hästi. Ma naudin imeilusat suve. Ja üle pika aja siis olen taas salvestamas, nii et natukene on selline ärev tunne sees, aga tore on sinuga kohtuda. Sama siin, et ärevus teisel pool mikrofoni, aga põnev on see, et saame proovida ära selle uue rolli, et meie täna vastame. Kõik on hästi. Kõik on hästi, super. Ma küsiks alustuseks, et kui te teate, et teil on podcast tulemas. Kui kaua te ette valmistate ennast? Ma arvan, et see täitsa sõltub. Et sõltub külalisest, et kui me kutsume kellegi, keda me juba tunneme ja teame, et siis tavaliselt ikkagi läheb vähem aega, et selline päev varem vaatad mingisugused asjad üle ja tegelikult ju peas on need küsimused juba kõik olemas ja mõtted, et paned need lihtsalt kirja. Kui tuleb külla selline natukene võib-olla siis aukartust äratavam külaline, et siis me ikkagi teeme paar päeva varem sellise uurimustöö ka, et mis ta kõik teinud on ja siis omavahel arutame läbi ka need küsimused. Ja kuna me ei ole koos, ei tee seda uurimustööd, siis meil on Google Drive'is on dokument, kus me siis paneme mõtted kirja ja tõstame neid, et oleks nagu sellised teemaplokid olemas. Tegelikult ei lähe kaua aega. Ei lähe kaua. No eks selleni ma jõuan veel, aga ma uurisin teie kohta ka natukene. Et sain väga palju huvitavat infot, aga ma alustaks võib-olla sellest küsimusest, mis ma alati küsin. Nimelt ma guugeldasin teid. Aga ma küsiks natuke teistmoodi. Mis on Google'is esimene pilt, mis tuleb, kui teie nime guugeldada? Võib-olla alustame Signest. Issand, ma ei ole küll ennast ammu guugeldanud ja veel vähem siis pilte vaadanud, aga ma arvan, et äkki see on midagi seotud minu endise töökohaga Veeriku kooliga, et sealt mõni digipöörde pilt, kus me Kariniga koos äkki oleme. Seda leidsin ka. Kas sul on veel mõni? No ma ei tea, võib-olla mingisugune... No ma arvan, ma enam ise sotsiaalmeedias nii palju ei postita, ei tegutse, et ma arvan, et mingi profiilipilt see olla ei saa, aga issand, ma ei tea, ei ole õrna aimugi. Midagi tööga ikkagi seotud peab kindlasti olema. Karin, mis sina arvad? Ma pakuks ka esimese asjana digipööre, et mingisugune või siis Tartu Postimees tegi kunagi artikli VEPA, siis oli õpetajate lehes, oli kunagi Laura Kuusiku kohta oli artikkel ja siis ma vist kommenteerisin, ma kahtlustan, et see pilt võib olla, aga ma ei tea. Äkki on mingi spordifoto hoopis? Väga tore on kuulata teie seda analüüsi, aga piltidest siis nii palju, et Karin, sinul on hästi äge pilt, kus sa seisad rannas ja sul on käes võrkpall. Jaa. Okei. No võt spordifoto. Spordifoto 2018 aasta ja mulle meeldis see pealkiri või see lause, mis sa ütlesid. Kas sa mäletad seda veel? Ma ei tea, aga ma arvan see, et ei tea, aga ma pakun, et see võis olla, et tuleb ise nagu eeskuju näidata ja inspiratsiooniks olla midagi sellist. Ja sellest oli ka seal juttu, aga tegelikult mulle väga meeldis see, et aktiivne ja sportlik suvi ravib õpetaja väsimusest.
nii et ja kes kuulajad ei näe, meil kahjuks seda YouTube'i pilti ei ole, aga su varvas näitab ja tõestab seda täna. Ja ei, sporti ma teen kogu aeg ja iga päev, aga jah, seekord siis natuke sidemes ja vajab rahu ja vaikust, et lonkan hoolega. Ja Signe, sinu pilt on selline, kus sa istud kuskil puugimaailma keskel, ehk siis kuskil kõrred on seal ja tuleb tuttav ette see pilt sulle? Ei, absoluutselt mitte. See on sinu Veebli see kodulehe pilt. Seal tundub mingid kõrred on taga. Okei, võib-olla. Ma praegu täiesti null, ei tea üldse. Milleni ma jõuda tahtsin on see, et kui palju te mõtlete selle peale, et millise kuvandi te jätate endast podcastis või millise pildi te jätate? Mina tean. Signe hästi mõtleb. Mina ei mõtle nii palju. Nii, Signe? Mis sa mõtled või... Endast sellise kuvandi jätmine, ma arvan, et kui ma veel koolis töötasin aktiivselt, et hetkel ma olen lapsehoolduspuhkusel juba teise lapsega järjest ehk pikemat aega kodus, et koolis tööl olles ja kui me alustasime podcastiga, et siis ma ikka mõtlesin palju jah, et mis pildid kuhu üles lähevad ja missuguse kuvandi me endast jätame, et me kuidagi tahtsime näidata ikkagi seda reaalset elu, mida me teeme, et see ei olnud selline kuidagi midagi fabritseeritud kuvand kuskile, et pigem ikkagi jah, see, mis meid kõnetas, seda me siis jäädvustasime ja jagasime ja ülesse panime ka. Et andagi võib-olla eeskuju teistele, olla eeskujuks tähendab anda inspiratsiooni, et kuna me ise saime hästi palju inspiratsiooni nendest inimestest, kes jagasid siis ennast enda õpetajaks olemist internetis, et siis kuidagi nägime, et me saame ka olla need kellelegi teisele. Jah, et ma arvangi, et meil on niimoodi, et Signe on selline natuke kontrollifriik heas mõttes, et ventileerib ja filtreerib läbi need kreisid mõtted ja ideed, et minul on lihtsalt siuke, tuleb mõte, teeme ära ja siis Signe ütleb, et kas ei või jaa, et pigem on nii vist. Et te olete leidnud siukse mõnusa tasakaalu? Jaa, ma arvan, et meil on hea koostöö. No see on nii palju muutunud ajas ka, et see kontrolli vajadus, see oligi tõesti seal algusaastatel ja selline, et kõik peab olema ideaalne. Nüüd aastatega ja emaks saades on see kõik muutunud, et tegelikult ma näen, et ka Karin on õpetanud mind hästi palju, et kui tuleb mõte, siis tegutse, et ära mõtle nii kaua, hakka tegema ja et ma olen ka muutunud selles osas. Jaa, see on tõsi, aeg muudab sind ka, lased lahti juba kergemini. Oskate te mulle tuua mõne näite, kus kuna mina teen nagu üksi, siis ma ei oska seda võib-olla nagu näha, et kus te olete nagu võib-olla isegi natuke nagu erimeelel olnud ja kumma siis nii-öelda arvamus peale on jäänud? Mõtleme korra. Ma ei tea ükski asi praegu meelde. No mingi selline konkreetne asi jah, ei tule meelde, aga kuna me teeme ju seda täiesti vabast tahtest hobi korras, siis hästi palju on tegelikult seda, kus ma näengi, et me mõlemad laseme lahti mingitest asjadest ja ei pushi võib-olla nii väga, et ütlemegi, et kui ei sobi, siis ei tee, et Karin natuke nagu jälle samas üritab meid niimoodi kaasa tõmmata mingeid asju tegema, et mida ma võib-olla pelgan või kardan. See võib-olla puudutab eelkõige näiteks saatekülalisi, et Karin nagu julgemalt läheb peale, et kutsume Jaan Aru, mina nagu hakkan mõtlema, ma ei tea ikka, kas ma julgen ta käest näiteks midagi küsida üldse, et äkki mul ei olegi midagi küsida, on ju, ja jätan endast rumala mulje näiteks või et Karin nagu nii väga võib-olla ei mõtle selle peale, selles heas mõttes, et mis seal ikka, ta on ju olete te kutsunud ta nüüd või? Jaa, et ma lõpuks ütlesin Karinile ära, et davai, kui sina kutsud, et siis ma olen nõus. Et võib-olla jah, sellised saatekülalised, mis siis on nagu, ja Karin on siis peale jäänud selles mõttes, et oleme kutsunud. Karin naerab kõrvale. No minu jaoks kas või see sama, Liina Kersnagi on ju, et saatesse kutsumine, ma ei tea, ma ei oleks julgenud, on ju, et nii palju inimesi on. Ma ei põe. Kui ta ütleb ei, siis on ei, aga ma tean, et aga ma jah, ei ole nii palju, võib-olla ei põe nii palju. Jah, mina põen palju. Ei põe, enam sa ei põe ka. Sa ikka, siis kui ma räägin su ära, siis sa ütled, et hea küll siis. Aga tegelikult meil on, külaliste osas võib-olla jah, et igaks hooajaks me paneme kokku listi
et keda tahaks Signe näha, mis teemad teda kõnetavad, mina panen enda oma ja siis me leiame, et räägime läbi, et mis nagu mõlemale nagu sobib. Ja on alati mingeid üllatusi olnud, et sa ütlesid, et minu arvamus jääb peale, vahest ei jää, näiteks see Montessori, et minu jaoks oli see siuke laste kasvatamine, minu lapsed on suured, eks ju, Montessori lasteaiast ma räägin, on ju, et tundus selline suht igav teema, aga tegelikult oli väga äge. Ma sain nagu nii palju mõtteid ja nagu ma arvan, et ma küsisin isegi rohkem kui sina sellest saatest, sest ma ei teadnud nii palju ja oli hästi äge tegelikult, et Okei, et ikka tuleb ette seda koostöö osa, et peab nagu teist veenma või suunama? Ja tegelikult nagu sellist veenmist ei ole. Me helistame üksteisele üsna tihti ja siis räägime mõtteid ja kui see idee nagu ei hakka kohe idanema, siis võib-olla järgmise telefonikõnega tuleb see, et kuule, et ma mõtlesin selle peale, et see on tegelikult jumala hea idee. Et kõik tegelikult on ikkagi ainult koostöö, jah, et üksinda saated, mida me üksinda näiteks tahaks teha, et Karin ei tule muga punti, sellist ei ole olnudki. Et mis me oleme üksinda teinud, see on puhtalt nii-öelda olude sunnil, et seetõttu, aga muidu nagu kõik teemad me oleme ikkagi mõlemast oleme huvitanud olnud, või mõlemad oleme huvitanud olnud. Ja isegi kui ei saa, siis me aitame üksteisel need küsimused välja mõelda või vaatame üle selle, et mis see teema plokk nii-öelda tuleb. Ikka paarisrakend. Paarisrakend. Kuidas see paarisrakend alguse sai? Võib-olla alustame sellest, et teil oli nüüd 4. hooaeg, palju õnne. Päris muljetavaldav, müts maha. Aga kuidas see alguse sai, kus see idee tuli, kuidas see idanema hakkas? No mulle meeldib mõelda seda, et me olime 2 head kolleegi. Veeriku koolis saime sõpradeks, ventileerides pärast tunde oma mõtteid ja ideid, et mis oli päeva jooksul juhtunud, et kuidagi oli hea lihtne, siis tuli digipööre peale. Digipöördes oli selline äge inimene nagu Mart Laandpere, kes utsitas uusi ideid ja mõtteid nagu realiseerima. Ja mina ei tea, kuskilt tuli see podcasti mõte ja selline, minu meelest siis hakati umbes 4-5 aastat tegema selliseid vaba lava, selliseid üritusi ka nagu, et võib-olla sealt sündis see mõte. No minu jaoks on hästi, mul on selgelt meeles, et ühel koolitusel, siis kus Mart Laandpere rääkis meile, ta tutvustaski erinevaid võimalusi ja tõi näite, et Inglismaal palju kasutatakse taskuhäälinguid ja just hariduses, et õpetajad teevad õpilastega, et see on üks formaat, kuidas siis õppeprotsessi läbi viia. Ja sealt nagu tuligi see, et ohoo, see on midagi uut, seda pole tehtud varem ja kuna digipööre oli ju ikkagi selline võistlus, et kes midagi innovatiivset välja mõtleb ja ka ellu viib ja selle jätkusuutlikuks teeb, et siis sealt kohe kuidagi saime nagu selle idee, et aga proovime, et seda tõesti pole tehtud. Ja õpime koos on ju, et oligi see, et me ju hakkasimegi koos õppima, kuidas selle taskuhäälingu tegemine üldse käib, välja näeb, et endale kõigepealt selgeks teha, et siis õpilastega hakata tegema. Aga jah, ta sai nagu teised mõõtmed, et ta ikkagi kasvas millekski suuremaks ja oleme 4 aastat siiamaani seda teinud. Aga mäletad, see esimene idee, et me teeme selle ära, sündis tegelikult Veeriku koolis oli mingi hariduskonverents, me pidime kuidagi tutvustama teistele õpetajatele seda digipööret. Mäletad, see oli üleval 4. klassis ja istusimegi krivis ja see oli klassitäis õpetajaid oli seal. Ja siis ma ütlesin, et see on nagu mingi haridusfoorum, et peaks seda salvestama, vaata, tuleb sul meelde. Sul on 0 pilt sellest, on ju? Hetkel küll, jah. Jaa, jumal äge, mul tuli meelde see. Aga ma mäletan, et me vist ei salvestanud seda tookord seal. Aga mõte oli, et võiks salvestada. Jah, ei, esimene salvestus oli ikka Karini juures kodus kontoritoas, mäletan, toppisime ukseaugu ja kõik võimalikud kohad riideid ja diivanipatju täis ja istusime maas ja lihtsalt naersime. Ja see oligi. Et jah, sellest lihtsalt juba see sissejuhatus enda tutvustamine, tere, mina olen Signe Varendajas, nii palju naerma lihtsalt, et sellest ei tulnud midagi välja ja siis järgmine oli juba, mäletan, köögilaua taga ja panime mobiiltelefoni siis intervjuu moodi peale. Morsi kannu peale ja siis rääkisime ja siis sai midagi purki ka. Nii et. No aga ma kujutan, et terve tööpäev läks selleks, et teha see 30 minutit. Selles mõttes jumala pubekad, vaata, et me olime ikka vanad inimesed, kes tegid pubekate asja põhimõtteliselt. Aga vaata, kui kaugele olete jõudnud.
et kas on tulnud ette ka selliseid osasi või episoode, mis te olete nagu ära lindistanud ja ei olegi jõudnud eetrisse? Üks on. No. Minu saade Signega. Jaa. Ei, tegelikult on 2 siis. Ma mõtlesin, et sa mõtledki seda, seda mida mina mõtlen. Üks saade on Egle Saareperega ka, et mis me tegime. Muidu ma sain temaga kokku, meil oli saatesari, 3 saadet siis aasta jooksul alustava õpetajaga, et kuidas tal siis läheb, et 1., 2. ja 3. trimester. Ja esimese trimestri saate tegin ma üksinda ja saime kokku, väga mõnus oli. Teise proovisime Kariniga koos teha 3 Zoomi vahendusel ja salvestasime ära ka, aga Egle arvas, et no see ei tund ikka päris see, et kuidagi kramp oli sees ja ei olnud hea ja leppisimegi kokku, et okei, et seda ei pane üles ja siis ma sain ikkagi ise Eglega uuesti kokku, kuna Karin oli Belgias, ei saanud tulla, et siis sain Eglega kokku ja see saade tuli tõesti nagu hoopis teise feelinguga ja selline see läks siis üles ka, nii et mina tean seda saadet. Aga mis saade see siis Signega oli? See oli kas aastavahetuse saade või aasta lõpu mingi saade. See oli sellel hooajal. Ja siis Signe oli hästi avatud, hästi aus ja siis ta hakkas pärast nii hirmsasti põdema, aga tegelikult oli väga hea saade. Ma loodan, et see on alles kusagil ja aastate pärast me saame seda kuulata. Et tegelikult see oli väga hea saade. Aga jah, lõppkokkuvõttes valisid ise mingisugused sellised üldised küsimused ja vastasid nendele, et see saade läks tegelikult eetrisse. Jah, seda ma kuulasin, kus Signe ise küsis ja ise vastas. Aga tegelikult enne seda saadet, ma arvan, et me tegime 3 või 4 korda seda salvestust sinuga. Signe vaatab sind suurte silmadega. Kas see oli nii? Ma üritan meenutada kõike seda. See on jah tingitud sellest, et olen 2 lapsega kodus ja leida seda aega, kus rahulikult salvestada ja et lapsed on hoitud ära ja keskenduda, et siis mäletan, ma ikka olen üritanud kõike kuidagi, ma ei tea, ühel ajal teha. Ma arvan, et ma saan salvestada saadet ja hoida oma 2 alla 3-aastast last korraga, et ja siis paraku hakkan salvestama ja ei juhtu niimoodi, et siis need sellised rikkumised seal või segamised seal vahepeal on nagu salvestuse ära rikkunud, et minu jaoks ei ole. Ma ütlen ausalt, ma olen ühe korra nagu teadlikult tähele pannud, et laps vist kas häälitseb või nutab, minu arust nii armas. Nii et no vot, see on jah jälle see minu see põdemine on ju, et kõik peab olema nagu heli puhas ja ideaalne aga õnneks jah, ma hakkan sellest lahti laskma, et see minu enda 30-minutiline saade üksinda, et see oli selline, et kui ma seda praegu ära ei tee, siis ma ei tee kunagi ja panin üles ja et see oli selline hea õpetaja mulle. Aga see oli lubadus ka, et sa pidid selle ära tegema, et sa lubasid mulle, et sa teed. Jah. Te ütlesite, et see nimi tuli nagu orgaaniliselt. Kas oli mingi teine nimi ka veel laual? Õpime koos? Ei olnud tegelikult. Ei olnud jah, et see ikkagi tuli täitsa kohe. Nii et ei ole sellist üüberlugu siin taga, on ju? Vot sellega ei ole jah, see tuli puhtalt jah, kuidagi niimoodi brainstormisime selles mõttes ikka mingeid nimesid, aga see tuli kohe suht alguses ja kiiresti. Mäletan, meil oli see Scrabble'i mäng oli ees ja nende tähtedega nagu nokkisime neid, et mis võiks olla. Logoga oli rohkem pusimist, aga nimi tuli nagu suht kergelt, et teisi nimesid isegi pole meeles, et öelda, et nii mõtlesime seda või teist. Ma arvan jah, et see tuli kohe. Mingi hetk teil nüüd, kas nüüd see hooaeg, ma võin eksida, või 3. hooaeg, teil nagu see visuaal ka muutus. Et kust see kus see soov tuli või kus see inspiratsioon tuli, et seda visuaali muuta? Ja miks? Äkki see oligi see, et laseme lahti ja enam ei lõika nii palju neid saateid, ei tee nii mustvalgelt, et kõik on hästi puhas, et seda värvi oli nagu vaja ja natuke väsitas ära ka see logo, et tahtsime nagu midagi uut ja värsket ja praegune logo on minu meelest super nunnu ja ilusad värvid ja minu lemmikvärvid kõik, nii et see jah, 3 aastat sai tehtud, et sellel hooajal tegelikult selle hooaja alguses vahetasime, et mõtlesimegi, et ega meil on siin iga aasta võib-olla selline korraks käib tunne läbi, et kas nüüd paneme pillid kotti või ikkagi jätkame.
et iga aasta mõtleme nagu selle korraks niimoodi, arutame läbi need asjad ja siis oligi, et ei, et mis pillid kotti, et kuigi Karin ju läks Belgiasse ja oligi keeruline, kuidas me jätkame kahekesti niimoodi, et üks on Belgias, teine Eestis ja saime aru, et ei, see annab meile nii palju, see taskuhääling, et me tahame kindlasti jätkata, et viime ta siis oma mõtetes nii-öelda uuele levelile, et teeme siis sellise välimuse muutuse ka, et uus logo ja natukene siis saate rohkem vabaks laskmine, et seal Zoomi vahendusel ei lõika nii palju ja et video on ka juures ja et ta tuli pigem selline niimoodi arengu käigus, et tahame ikka nagu edasi areneda ja uuendada ja värskendada enda jaoks ka, et 4 aastat teha ühte taskuhäälingut on ju hobi korras niisama lihtsalt, et siis on vaja väikest muutust vahepeal. Ja mulle väga meeldivad ka need Instagrami reelsid, mis mingi hetk sul tekkisid. Ma saan aru, et selle taga olid sina, Signe, põhiliselt, eks ole? Jaa, no ma olen seal Instagramis jälgin igasuguseid inimesi ja õpetajaid ja ka nooremaid selliseid, kes teavad, mis praegu pop on ja TikTok ja kõik see ja kuidagi see mind nii inspireerib, et mulle endale hirmsasti meeldib teha videoid, pilte, kõik muusika sinna juurde ja see on nagu ideaalne kompott ja kuidagi loominguline väljund minu jaoks ja siis kuna Karin nagu ei ole võib-olla selle Reelsi usku nii väga või selles mõttes ütleb, et ma ei jaga seda asja nii väga, siis ma olen neid praegu üksinda teinud. Et loodame, et kui Karin on siin Eestis, et me saame mõne Reelsi ka koos teha. Karin, mis sina ütled selle peale? Ei, väga ägedad on. Ma täiega naudin seda, mis Signe teeb, et see on nagu puhas kunst, aga ma kuidagi väldin nagu seda maailma, et sinna ära uppuda, et ma natuke teadlikult ka hoian sotsiaalmeediast nagu selles mõttes eemale, et Signe on valinud selle tee, et ta Instagramis nagu enda isiklikku elu väga ei jaga, et mina nagu jagan pigem seda ja ma arvan, et see mulle nagu piisab sellest, aga nagu sinna TikToki maailma nagu teiste sisu tarbima minna ja sinna uppuda, seda ma nagu ei taha, et ma pigem teen ise midagi, et see, mida Signe teeb, et okei, et ta nagu vaatab sihukese profipilguga, et mida teised teevad ja proovib oma asja juurde ajada, et see on nagu väga okei. Aga ma ise tean, et ma võin ära uppuda. No ja nagu sa ütlesid, see pubekate värk, et me üritasime alustades pubekate värki teha, et eks ma teen ka natuke seda pubekate värki. Vaata, õpetajana sa nagu oled ikkagi hingelt noor ja sa tead, mida noored teevad ja mind kuidagi haarab kõik see noorte maailm ka, et ma niimoodi kuidagi võib-olla teinekord isegi natukene mõtlengi, et oleks minu nooruse ajal ka mingid sellised asjad olnud või et mis ma siis oleks teinud ja nii ja naa ja siis ma nüüd teen neid lihtsalt, et vahet ei ole, kui vana ma olen. Ma tahaks nagu küsida, et millisena teie näete, kes ja milline on teie tüüpiline kuulaja? Mina loodan, et see on selline sportlik õpetaja, et kes liigub ja kuulab ja tahab nagu teada saada seda, et mis mujal toimub, et ta ei ole ainult oma selles kooliruumis ja oma mullis, vaid et natukene kaugemale tahab näha ja omab nagu mingisugust visiooni. Ja ma loodan, et järjest enam tuleb ka selline nii-öelda vanem generatsioon, ehk siis minuealised hakkavad ka rohkem kuulama ja natuke vanemad, kes nagu lihtsalt mõtlevad, et oota, mis need noored nüüd jälle teevad, et tahaks teada ja nagu Signe ütles, et tahaks nagu noortega kaasas käia. Jaa, täitsa nõus, et selline inimene, kes nagu tahab midagi veel teha lisaks oma ainetundide andmisele ja klassi juhatamisele, et kes tahab kuidagimoodi haridusse panustada ja kursis olla siis kõige selle uuega, mis ju tuleb tegelikult. Ja nagu me ise oleme ju öelnud ka, et see taskuhäälingu formaat on tegelikult ju üks koolituse vorm, et sa saadki teada mingeid uusi mõtteid nagu teises sulle sobivas keskkonnas, sulle sobival ajal ja sulle sobival teemal, et selles mõttes on ta ju väga ideaalne. Nagu Mart Laandpere sulle ütles, eks ju, et saaks Inglismaal kasutatakse. Ja. Ei, no ma ise mõtlen ka, et meie nagu tahtsime koolitustel käia, aga see oli siis, kui ei olnud ju neid rahasid üldse ja siis see aeg leida, et kes mind asendab ja kas see on nagu väärt seda. Ja nüüd ise taskuhäälinguid kuulates saadki aru, et kui ma lähen oma päevasele jalutuskäigule ja saan midagi nagu kasulikku sealt klappidest teada, et siis see ongi nagu koolitus, et õpetaja, kes tahab koolituda, aga kes tahab seda teha omadel tingimustel. Ja teisalt siis lapsevanemad, eks ju, et nad saaksid aimu,
kes see õpetaja siis ikkagi on ja mis tööd ta täpselt teeb, et noh, meil kõigil on lapsevanematena mingi kuvand, mis on meie kooliajast jäänud, aga tegelikult see koolielu on ikkagi väga palju muutunud ja ma arvan, et lapsevanemate jaoks on see ka silmi avardav saade ja kuulata. Kui palju te tagasisidet saate oma saate formaadile või üksikutele saadetele või kuidas sellega on? No siin võiks Maigi sinu käest nüüd küsida, et kui palju on normaalne, kas sina saad nagu palju või vähe? Ise peab küsima vist või? Jah, eks me ikka ise küsime, et andke tagasisidet ja julgustame, aga võib-olla veel selline tüüpiline meie saate kuulaja on tagasihoidlik selles osas. Et väga palju tagasisidet ei saa ja siis kui tuleb midagi, siis see on selline kulla hinnaga, et läheb väga korda meile ja proovime siis kõike seda arvestada ka, mis meile öeldakse, et kõige rohkem tuleb tagasisidet selles osas, et saade oli inspireeriv, sai uusi mõtteid ja siis sealt samm edasi on, et tahaks veel sellel teemal näiteks kuulata, et või et seda inimest kutsuge näiteks saatesse. Et siis kui võimalik, siis me alati nagu arvestame seda. Ja hästi tore on, et on tulnud ka neid vastukajasid väljaspoolt Eestit, et Eesti õpetajad on kolinud kuskile välismaale, siis on niisugune, et päriselt nii tore. Ja mõnikord on mõni kiri on kohe hästi pikk. Siis on kohe ilus, kohe selline, et saad aru, et sinu jaoks on pühendatud aega ja see on nagu väga-väga äge. Aga pisikesed sellised süstakad ja kommentaarid ja südamed ja laikid, need on ka alati nagu, et jee! Alati võiks rohkem olla muidugi, on ju. Aga jah, et sellist negatiivset tagasisidet me pole 4 aasta jooksul ei ole ju kordagi saanud. Ja kuigi mina alati ütlen, et konstruktiivne kriitika, palun andke seda, et jah, muidu tehke paremini, aga konstruktiivne kriitika on alati teretulnud. Et siin võib olla üleskutse ka kõigile, et andke tagasisidet, eks ole. Sest mõnikord ongi see, et see nagu distantsõppe ajal, et räägid nagu musta kastiga, aga midagi nagu tagasi nagu ei saa. Te saate tagasisidet, arenete, muudate suunda. Mis on see üks asi, kuhu te tahaksite nagu veel jõuda või mis see lõppeesmärk on praegu? Minu jaoks on ikkagi see selline eneseareng, et ma olen nagu selle haridusmaastikuga kursis ja et ma kogu aeg nagu liigun nagu mingis suunas, mis on nagu õigem ja parem, et ma nagu kasvan koos sellega, et kuna ma hetkel koolis ei tööta, siis see on minu jaoks nagu selline side või lüli haridusmaastikuga ja ma saan valida need inimesed ka, kes on nagu hästi pädevad sellel teemal ja teavad kõike. Ja ideaalis, issand, kui oleks ju selliseid toredaid ma ei tea, selliseid inimesi, kes tahaks meid toetada, et me saakski võib-olla väikest sellist töötasu minu meelest võiks olla, et me ju jagame ja koolitame kõike seda teiste õpetajatega, et oleks hästi lahe. Ja. Motivatsioonipakett võiks olla. Ma selle peale korraks mõtlesin ja ma kirjutasin siia üles ka, et kui te nagu defineerite ennast kui koolitus taskuhäälingut, et ma tean, et te tegelete sellega, et toetajaid saada, see Patreonis, eks ole. Et mulle tundub, et eestlane on siuke, vabandust nüüd, aga pigem nagu mitte, et ta kuulab, talle meeldib, aga kas ta nüüd siuke on, kes nagu tahaks nagu toetada. Et see on vist teine asi, kuhu me veel ei ole jõudnud vist. Või mis te arvate? Ma arvan, et me liigume sinna vaikselt, et täpselt nii, et nagu see heategevusprojektiga, et mõned aastad tagasi inimesed ei tegelenud heategevusprojektide ja asjadega, et nüüd on see juba hakkab normaalsuseks saama. Et ma arvan, et see Patreoni teema on ka, et inimesed, kes ise teevad ja saavad aru, milline töö mingi asja taga on, siis nad annavad ka selle panuse ise, et Signel on, ma arvan, hea lugu sellest, et sa rääkisid kunagi, et kui paljusid ma ise siis toetan, et sa otsustasid, et hakkad ka toetama, on ju, et... Jaa, no see ongi, kui sa saad aru, on ju, et kutsud üles inimesi ennast toetama, aga ise kedagi ei toeta seal samal platvormil, et siis mõtledki, et oota, aga et see ju nii ei saa ja ma hakkasin samamoodi Patreonis siis oma lemmikuid tegijaid toetama ja ka üldiselt selliseid siis abivajavaid organisatsioone toetama just püsiannetajana. Et muidu ma annetasin ikkagi ja heategevust tegin niimoodi, et kui midagi kuskilt tuli, on ju sotsiaalmeediastki paluti abi
või oli üleskutse, et siis annetasin või toetasin. Aga jah, see, et me endale selle Patreoni tegime, see pani nagu mõtlema, et aga tõesti, et püsiannetajaks hakata kellelegi, et see on nagu, ma näen seda nagu energiavahetusena, et mina annan rahalise panuse ja saan ju midagi vastu sellelt tegijalt, et me kutsume tõesti Patreonis üles inimesi, kes nagu väärtustavad meie taskuhäälingut, meid toetama just selle mõttega, et tekiks selline energiavahetus nagu. Nii et jah. Ma arvan, et see on mu isiklik arvamus, et võib-olla inimesed ei tea ka, mis summadest me räägime. Patreonis on praegu meil 3 sellist astet, mida saab valida, et kõige madalam on 2 eurot, siis on 4 eurot ja 8 eurot. Ja need on meie enda valitud praegu, et me lihtsalt katsetame, vaatame, kuidas on. Ja see tuli selle põhjal, et natuke ikkagi eeltööd ka, et mis teised tegijad Patreonis teevad, et aimu saada, mis need summad võiksid olla ja niimoodi nad sinna said ja me siis vastu pakume seda, et me kajastame oma taskuhäälingu telgitaguseid seal. Küll aga niimoodi aeg-ajalt, mitte nagu hästi järjepidavalt ja regulaarselt, et see on ka selline koht, mis tahab natukene läbimõtlemist, et ma ei taha päris, et ta läheks selliseks, et kui sa meid toetad, siis sa saad kindlal päeval alati kindla mingi postituse video, mis iganes, et me ei näe ennast päris nagu selliste sisuloojatena selles mõttes. Aga et sul on see võimalus ise valida see summa ja muidugi jah, kui sul see võimalik on, et see on puhas selline vabatahtlik ja me ei tee vahet seda, et kui sa annetad meile 8 eurot kuus, et siis me anname sulle rohkem sisu seda nii-öelda telgitaguseid, et tegelikult see on täpselt sama, et kas sa toetad 2 eurot või 8 või jääd sinna vahele, et ja tegelikult saab täitsa ise summa valida ka Patreonis, et meil on üks toetaja, kes on ka suurema summa valinud, mis on nagu ääretult tore, ja üllatav oli, nii et tegelikult võib seal ise summa valida ka lõpuks. Ja seal on väga äge sisu, nii et tasub Patreoni tulla, meid toetada, sellepärast, et jah, kui tihti siis te näete selliseid sassis tubasid ja põnevaid mõtteid, mis meie peas keerlevad. Ma arvan, et see ongi, mis sa ütlesid väga õige, et see energia vooluvusseadus, et kui sa annad, sa võtad, et see peab liikuvuses olema, et see nagu toimiks edasi, et see annab ju teile ka nagu võimalust, et ma arvan, et paljud kuulajad nagu võib-olla ei adugi, kui palju läheb aega, et ühte osa teha. Et kas ma võin teilt küsida, ma tean, kui kaua mul läheb aega mõne osaga. Ma arvan, et kui ma tahan nagu olla see perfektsionist, kes sina alguses olid, siis mul võib minna ühe osaga, kui ma kuulan seda läbi, panen need asjad paika, no ma arvan 10 tundi kindlasti. Kuidas teil praegu selle ajalisega asjaga on? No mina olen enda jaoks läbi mõelnud, et kui kõik, mis ühe taskuhäälingu juurde läheb, siis ikkagi 2 tööpäeva. 12 tööpäeva nende postitustega. No jah, see jah. Just, et see sisuloome sinna juurde, et jagada seda saadet, kõik see nagu sinna otsa veel, et siis ma arvan jah, et 2 seda tööpäeva. Seda ma ei arvestanud. No võt, et kui sa veel selle juurde paned, läheb, ma arvan, teine tööpäev ka. Jah, 2 tööpäeva, jah. Võib-olla, jah, 16 tundi. Sa mõtled enne 8 ja 8. Just. No meil on selles mõttes hea, et me oleme kahekesi, et kui üks ütleb, et kuule, et ma ei jaksa seda teha, et kas sa teeksid selle ära, siis me vahetame neid osasid ka, et ei teki seda rutiini võib-olla. Kuigi nüüd need Zoomi lõikamised on kõik Signale jäänud just programmide osas, et tuleb teha valik jällegi. Raha on see, mis paneb rattad käima, et Signal on tasuline programm arvutis, millega ta saab lõigata, et siis on jäänud see tööd alla. Mul on teil üks mäng. See ei ole väga pikk mäng. Ma juba enne, kui ma lindistamist vajutasin, sa ütlesid, et sa tunned ennast nagu koolipingis. Kas see on hea või halb? Ma ei tea, eks me pärast näeme. Pigem mulle tundub, et Karin on hästi selline, ma arvan, mängude inimene ja võistleja hingega ja selline sportlik tuleb seal välja. Siin nagu võistlust ei ole. Siin on 3 lauset ja ma tahaksin, et sa loed selle lause ja lõpetad nagu kohe, et sa pikalt ei mõtle. Jah. Nii et Signe, sinu jaoks eriti raske vist. Jaa, hetkel küll. Äkki siis, Karin, sa oled nõus alustama. Nii. Esimene lause, loe ette ja lõpeta kohe. Enne igat saadet ma teen hääleharjutusi ja teen sellise võitja hüüda niimoodi, et haa. Nii,
Jaa. mina ka lõpetan Jah. see. Enne igat saadet, no vot nüüd ma hakkan mõtlema. Enne igat saadet panen ma tehnika üles. Et sul Kui ma ei mingit mõtle. sükest rituaali ei ole, et Ei ole minu rituaal, noh, kui ma nüüd natuke pikemalt räägin, siis see viimane hooaeg oli selline, et nagu ma ütlesin, et ma üritan olla vist mingi, ma ei tea, superinimene, et ma saan lapsi hoida ja saadet salvestada samal ajal, et siis enne igat saadet ma üritasin saada kõigepealt oma beebi magama ja see 2-aastase ka lõunaunne, et nii-öelda majas oleks vaikus ja siis lihtsalt kambisin kiiresti juuksed ja vaatasin korraks peeglisse, kuidas ma välja näen, kuna meil nüüd Zoomis on video ka, et siis lihtsalt nii-öelda, et kas ma näen okei välja ja istume ja hakkame pihta. Kuna Karin on see, kes alustab igat saadet ja teeb selle väikese sissejuhatuse ja mina ütlen ainult oma nime seal. tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Siis see on nagu see esimene pinge on minult ära, et ja tavaliselt esimene küsimus tuleb ka alati Karinilt, et ma saan nagu selle aja korraks, et minna sinna nagu maha rahuneda ja saatesse sisse ja siis on okei. Enne igat saadet me tegelikult mööbeldame mõlemad natukene kodus ringi. Jah, just, et koristame vähemalt selle, mis Zoomi ekraani jääb. ja et sellest on ju pildid ka, et siin on kõik ilus ja siis taga kõik on nagu vaiba alla surutud. Olgu. Mõtlesin, et äkki ma saan siit selle hääleharjutuse nipi. See on hea. Et vist ongi see, et tuleb nagu soojaks rääkida ennast. Kindlasti, jah. Et mõnikord juhtub jah, et ei ole aega selleks. Aga no nii. Signe, proovi nüüd sina. Nii. Pärast lindistust ma veendun, et kõik sai salvestatud ja kuna see võtab natukene aega, et see konvertida see Zoomi vestlus siis mulle sinna õigeteks failideks, et siis ma istun ja ootan selle asja ära. Nii et kui see on tehtud, siis löön läpaka kaane kinni ja võib-olla hingan kõigepealt nagu sügavalt välja, et tehtud. Ja siis tegelikult ka võtan kohe Karinile kõne, et kui saame, siis jääme sinna Zoomi, liiga pikalt räägin või? Jaa, jälle jah. See oli see, mis ma mõtlesin, et ma räägin nüüd sellest, et räägi ära. Et jah, näed, mõte läks lendu. Ja Karinile helistan, et kui meil õnnestub, siis me saadame külalise sealt Zoomi vestlusest ära ja räägime edasi, aga tavaliselt lõpetame kohe, siis ma võtan Karinile kõne ja kohe nii-öelda räägime, et nii, kuidas läks, mis sa arvad, kas sai nagu kõik hästi, kas sai kõik räägitud, kuidas tunne oli, see on võib-olla esimene küsimus, et mis tunne sul jäi. Et kui jäi nagu hea tunne saatest, et siis on kõik hästi ja kui jäi nagu niimoodi, et ma ei tea, ei saanud võib-olla päris see teema nagu hästi lahti võetud või midagi, siis ma hakkangi mõtlema, et kuidas lõikamisega seda paremaks teha, et äkki midagi ümber tõsta, mingit järjekorda. Tavaliselt on see, et me niimoodi hüppame, kui me võib-olla ei räägi nii läbi oma vahel, et seda küsimust järjekorda, et siis kipub niimoodi olema, et me võib-olla kumbki ajame sellist oma asja seal saate salvestuses ja hüppame teemadest ühest teemast teise. Et siis võib-olla arutamegi, et äkki tõsta nagu midagi ümber, et läheks nagu voolavamalt või sujuvamalt. Nii et kõne Karinile on siis võib-olla see, mis ma pärast lindistust teen. Ja pärast lindistust ma ütlen alati yes tehtud ja väga äge oli. See on nagu, ma arvan, põhiline, mis mina ütlen ja teen. Et, kellele? Sulle vaata, et nagu väga hästi, et esimene asi on ikka väga hästi yes tehtud on, et see mina ei tea, kuidas ma suudan nagu igast külalisest, isegi kui see teema mind nagu nii ei kõneta, ma leian sealt nagu midagi, mis nagu paneb jälle päevale nagu sellise mõtte juurde ja siis sa käid selle mõttega ringi ja see on nagu väga äge. Mis ma veel teen? No võt, ma ei tea, sa oled seal Belgias, ma ju ei näe. Et kahju on jah. Trenni kindlasti, trenni. Ei no kindlasti tuleb kuskile joosta jälle. Ja mul on üks küsimus veel, kes tahab? No ma võin võtta. See on eriti pikk. Parim asi, mida olen saadet tehes ise kogenud. Mida ma kogenud olen? Olengi seda sükest energiatulva, et jess, et kuidas inimesed jõuavad nagu nii palju, et noh, kas või Anna Luteriga saadet tehes, et rabeleb siin ja seal ja siis need power napid sinna vahepeal ja siis tunned, et ma tahan ka nii äge olla, et need külalised ongi kõik sellised poweriga minu jaoks. Või noh, kas või Kristi Lõbu mäletad, et kõik need annavad nii palju energiat. Et
et energia tuleb see, mis on kogemus. Energia. Ja parim asi, mida olen saadet tehes kogenud, ma arvan, et on see, kui saatekülaline, kes on minus aukartust äratanud, ütleb siis saate lõpus meile häid sõnu ja seda, et nad on, jälgivad meid ja on meid kuulanud ja et see, mis me teeme, loob väärtust, et siis see tunne, et minu tegevus loob väärtust, see on see parim asi, mis see tunne jah, et minu tegevusest on kasu. Et me oleme olulised. Jah. Ma arvaks. Ma arvan, et seda mõtlevad paljud, nad ei ole teile lihtsalt seda saanud öelda. Ma arvan. Kui suur teie kuulaskond on? Meie kuulaskond, viimane selline, väga keeruline on, me oleme mitmel platvormil ja ma proovin sellist statistikat ikka siis nagu vaadata ja jälgida, aga näiteks Spotify'st on sealt maru keeruline nagu seda niimoodi adekvaatset infot kätte saada. Aga mis ma olen saanud siis YouTube ja SoundCloud, olen kokku löönud, et kui võtta keskmine, siis on 300 kuulamist saade. Aga kui nüüd minna niimoodi eraldi, et siis on ikkagi populaarsemad saated, need on üle 1000 ja siis vähem populaarsed ongi seal kuskil 100 kanti, mõni alla 100. Aga keskmine tuleb, et 300. Nüüd on juba tegelikult natuke tõusnud, isegi minust 350 on, et selle hooajaga ma just otsisin välja need, kas või see viimane hooaeg, et kõige rohkem saateid näiteks või kõige populaarsemad saated on siin, selle hooaja omad on 500 ringis kuulamisi. Päris palju. Või ikka väga palju. Palju õnne. Jah, aitäh. Kuidas tunne on võrreldes esimeste aastatega ja praegu? Et kas te tunnete, et saab veel kaugemale või olete te praegu siin, kus te tahtsite olla? Ma arvan, et me oleme siin, kus me tahtsime olla sellega, et kui me kedagi saatesse kutsume, siis ollakse nõus, et me oleme vist ainult ühe ei saanud saatesse, aga me ei tea isegi selle põhjust, et miks see ei on tõenäoliselt selline isiklik põhjus. Et kui sul on ikkagi võimalus kutsuda inimene saatesse, keda sa ise väga tahad ja ta ütleb, et jaa, kohe, tulen, et see on nagu väga suur asi, et selle nimel peab tööd tegema, et sa oled nii-öelda nime endale teinud, et ta on nõus tulema ka. Kuigi ma ise ikka mõtlen, et see on ka sellest tingitud, et haridusest ei ole platvormi, kus pikalt inimene saab jagada oma sellist siis teadmist ja kogemust, et kui tavameedia peale mõtled, et siis üldiselt on ikkagi sellised negatiivsed uudised, mis on seotud kooliga, mõni üksik selline positiivne, aga et keegi nüüd nii pikalt sõna saaks võtta, et kas või ETV-ski minu meelest sellel siis hooajal tulid need õpetajatele suunatud saated, et varasemalt ju midagi sellist ei ole tehtud, et kus nii pikalt nagu keskendutaksegi õpetajatele. Et ma arvan, et see on ka üks asi, mis meie kasuks räägib, miks inimesed tahavad tulla jagama. Et tõesti, sul on tund aega võimalus rääkida, et kus sa teises kohas niimoodi saad. Aga ja muus mõttes ka, et me oleme nii kaua seda teinud, me nagu ei osanud, kui me hakkasime, siis mina ei osanud küll oodata, et me nii kaua seda teeme, see tõesti tundus selline projekt, nii nagu meil kõik varasemadki tegevused, et see on nagu projekt, me teeme selle ära, on ju. Aga et see on kasvanud selliseks, et see nagu on kõik üllatus ja et nii palju inimesi on meid jälgima tulnud ja tuleb juurde ja elavad meile kaasa, et nii nagu Karin mainis, et see töötasu seal juures, et see oleks võib-olla see, kuhu tahaks välja jõuda tõesti, et kui ma näiteks tagasi tööle lähen, et siis ma ei kujuta ette, et täiskohaga õpetaja pluss väikeste laste ema pluss see taskuhääling sellisel tasemel sinna juurde, et kui saaks näiteks kuidagi, et ma teen oma siis tööd, on ju, ja sinna töötundide sisse on arvestatud ka see, et ma saan selle taskuhäälinguga tegeleda, vot see oleks võib-olla see, kuhu ma tahaks välja jõuda, mis oleks selline ideaalne variant. Jah, ma arvan ka, et see on see, kuhu võiks edasi minna, et just, et see tänapäeva õpetajad, et mäletad, kui me tegime saated Noored kooli, siis neil oli see, et üks päev nädalas oli neil vaba, kus nad läksid sinna koolitusele ja nad tundsid, et see on nagu see asi, mis neid nagu hoiab tegelikult selle kooli töö juures ja õpetaja töö juures, et meil võiks ka olla selline, et kui me kunagi kooli tagasi lähme tööle mõlemad, et siis üks päev nädalas ongi see taskuhäälingu päev, mis annab nii-öelda sära meile silmadesse ja annab samas selle nii-öelda, et rahakott ei kannataks selle võrra, et me vähem osalise tööaega töötame, et tegelikult paneme topelt.
nüüd on su universumisse saadetud see sõnum, et tuleb. Mina küll usun, et ta tuleb. Peab tulema. Kus ta siis jääb? Jah. Parandamata optimistika siin. Jah. Mul on mõned küsimused ja ma alustangi sellest. Teeme sellise kiire ringi. Esimene mõte, mis pähe tuleb. Kui te olete võib-olla kuulanud Roosat raadiot, siis te teate, et teil on ka üks jokker. Kõik josi, Maigi. Kõik osad on kuulanud. Et ei pea vastama, aga üldjuhul esimene mõte, mis pähe tuleb. Ja mõni küsimus on mul täna selline üldsõnaline. Ma ei ütle, mida ma mõtlen. Te võite ise siis analüüsida, et mida teie selle all mõtlete. Okei. Nüüd on muidugi raske, ma ei ole 2 külalisega seda teinud, et vaatame, kuidas välja tuleb. Okei. Töö või õnn? Õnn. Tööõnn. Kui mõelda Tiina Saar-Velma saate peale. Ja ma kuulasin seda, see oli väga inspireeriv saade. Ja seal mulle tundus, et te tegite väga palju eeltööd, vähemalt te ise mainisite seal. Tookord mina vist tegin hästi palju, põhjalikult lugesin kõik asjad läbi ja edastasin Signele, et ta sai enne saadet, sest sul oli just siis ju, sul olid mõlemad lapsed kodus, koroona aeg, oh my god. No minu eeltöö oli, ma mäletan see, et ma kuulasin teisi saateid, kus Tiina osales ja siis kogusingi mõtteid. Okei. Klassijuhataja või aineõpetaja? Klassijuhataja. Miks te õpetajaks hakkasite? Ma ei tea, vist on geenides ikka. Tahad nagu anda panuse, et ma ei tea, tulevikku või ma ei tea. Mina tahtsin minna õppima saksa keele filoloogiat ja ei saanud tasuta kohale sisse. Ja siis ema oli see, kes ütles, et kuule, aga kui sa õpid klassiõpetajaks, et sa saad saksa keele lisaerialana, et saad ikka õpetada. Ja siis ma kandideerisin sinna, sain tasuta kohale sisse. Ja nii ta läks, et õpetaja geen on tõesti minus ka olemas olnud, et juba vanaema oli ja vanaisa olid õpetajad, et kuidagi moodi ma sinna rajale vist olin suunatud. Aga jah, et nii-öelda mõtte sain emalt. Ma olen nii kade su peale, sa tead või? Ei. Sellepärast, et sa oled Viinis olnud koolis, eks ole? Pool aastat semester oli. Oli mõnus, on ju? Jaa. No minu selline salajane plaan oligi, et ma lähen, kõigepealt oli jälle, et kuidas ma niimoodi olen mõtlenud, et kuidas see elu ikka, ei vii mind alati päris sinna, kus ma tahan, järelikult midagi muud on plaanis, et ma tahtsin minna, on ju saksa keele filoloogiat, ei saanud, sain saksa keele lisaerialana, tahtsin minna Saksamaale vahetusõpilaseks, ei saanud, sest ei pakutud sellel klassiõpetajal, et Austriasse, aga see on ju ka väga äge. Sain sinna pooleks aastaks ja mõte oligi, et sinna ma jäängi, et ma ei tule tagasi, et ma leian seal endale töö ja eluarmastuse aga kahjuks eluarmastus tuli natuke enne Viini minekut, nii et ma kibelesin sealt kiiresti tagasi. Aga superäge oli tõesti, et väga-väga soovitan, kes iganes kuulab ja mõtleb, et minna Viini või kuhu iganes vahetusüliõpilaseks, semestriks kas või terveks aastaks oleks veel ägedam, et kindlasti minge. Jaa, nii lahe. Järgmine küsimus. Rohkem raha või vähem tööd? Vähem tööd. Okei. Vaikus või sumin? Raske. Minul on hetkel sumin. Ma isegi ei tea, Ma elan suminas, aga ajan taga vaikust. Jah, mul on vist sama teema, et kui suminat ei ole, siis ma tahan vaikust ja kui on vaikust, siis ma tahan suminat, et nagu selline, et kogu aeg otsin midagi. Okei. Plaanitud või spontaanne? Spontaanne. See on nüüd küll üllatus, Signe, päriselt. On küll, ma ise ka olen üllatunud, et ma nii ütlesin, ma ei tea, kas ma siit silmanurgast vaatasin, et mis sa ütled ja proovisin sama, või ma ei tea. Ei, ma tean, et mul on, kõik on nagu plaanitud, aga tegelikult mida ma naudin, on alati need spontaansed asjad, et ma pürgin sinna poole, et oleks rohkem spontaansust. Ja mina pean ka tõele au andes, pean ütlema seda, et hommikuti, kui me perega sööme, siis mis on ema Karini esimene küsimus, mis teil täna plaanis on? 60 või 90? 90. 1,5 tundi ikka. No vot, ma hakkasin mõtlema kohe, et millega seoses? Karin, millega seoses sina vastasid 90? Kuidagi see, et rohkem aega iseendale 90, et 90 minutit võtab pausi. Millest räägite? Mina hakkasin mõtlema tunni kestvusest. See ongi, jah? Tunni kestvus.
45. okei . ma lihtsalt minu tööaeg jäi sinna, aga kus veel oli 45, nii et ma ei tea, Õigus. mis nüüd on, kui ma tagasi lähen kooli. ei, mina võtaks igal juhul, isegi kui see on tund, ma võtaks ikkagi 1,5 tundi, isegi kui see on väikeste lastega, siis sinna sisse mahub kõik õppetegevus, puhketegevus, fun ja nii edasi. jaa, ei, ma võtaks ka tegelikult, selles mõttes 90 ja siis ma võtaks veel tandemõpetuse ka koos sinuga. Nii et sa võtad 2 korda 45. jah. nii et okei , aga tegelikult minu mõte oli , kui ma seda küsimust kirjutasin , oli podcasti pikkus . 60 siis jah , umbes . jah , kipub olema meil 90 ja siis me lõikame ta sinna kuskile 60-90 vahele. ma ei tea, miks, ära küsi. ei no see 60 on lihtsalt selline mõnus aeg, mis kulub täpselt inimesel nagu, kui ta teeb sporti, niidab muru või rohib aeda, et klapid peas, et siis 60 minutit on selline, mis üldjuhul tehakse. ja kui me küsisime tagasisidet selle kohta, et mis meie kuulaja nagu meeldib, see oligi, kellele ikkagi meeldis 60, kellele 90, kellele 40, et siis väga raske on leida sellist, mis nagu meie kuulajale sobib. Nad on kuidagi nii erinevad, et siis me teemegi niimoodi ise ka erinevalt. Mõnega käib kiiresti saade ja mõnega jääkski rääkima. jah, ja siin võib kuulajale öelda, et kiiremini saab saateid läbi kuulata siis kiirendusega. ja mida mina ei tee kunagi, aga Karin teeb. jah, ma teen, aga ettevaatust, see võib teid rikkuda. jah , rikub . Rikub natuke ära, jah. Digitiiger või digitigu ? Digitiiger. no vist ikka tiiger, jah, julgelt edasi ja kiirelt. et pigem uutele proovida ära ja katsetada, siis on selge, et kas see on nagu õige asi, on see minu jaoks või pigem mitte, ja kui ei ole minu asi, siis võtta järgmine ja leida see oma. Tigu tundub niisugune, et sureb kiiremini maha ka. olgu . YouTube või Spotify ? Spotify, jah. ise kuulate podcast ? Spotify. aga see YouTube , see , et te YouTube'i läksite ja pildiga läksite , kas see tuli nagu vajadusest või lihtsalt kuidagi mõtlesite , et nüüd on õige aeg ? See oli Zoom tõi selle, Zoom et lihtsalt . Zoomiga sai see pilt salvestatud ja siis oli ka, ma mäletan, et kas me paneme selle üles või ei pane, ja siis me arutasime, et okei, võtame next level jälle, et proovime ära ja katsetame . jah , mina jälle lasin lahti mingitest oma hirmudest, et vahet ei ole, kas ma seal videos naeratan või olen tõsise näoga või milline ma üldse välja näen, et okei, paneme ülesse, aga algselt meil olidki ainult SoundCloud ja YouTube ja seetõttu, et me otsisime, kuhu tasuta saab üles panna, et kõik muud platvormid ju nõuavad ikkagi seda igakuist tasu jälle, et siis YouTube oli ainuke tasuta ja me alustasime sealt, siis pilti ei olnud, oli ainult nagu meie logo. Ja see on ka natukene suunatud ikkagi sellele vanemale generatsioonile, et nad leiaksid meid ülesse, et kes ikkagi koolis võib-olla, ma ei tea, kas seal peale tööpäeva YouTube'ist midagi otsib näiteks, on ju, et siis jõuaks meieni, et natukene ka võib-olla seda kuulajaskonda ikkagi laiendada. Mulle tundub, et noorem generatsioon on selline, et paneb klapid pähe, läheb, on ju, trenni tegema ja kuulab sealt Spotify'st, aga et ja siis me oleme sinna jäänud ja sealt tuleb päris palju neid klikke ja kuulamisi, nii et jah. Tagasi kooli või koju ? koju . ma tegelikult tahan vahepeal kooli ka, aga kodus on nii hea, et ma olen nii kaua vist kodus olnud juba. kaua sa oled koolist eemal olnud nüüd ? 3 aastat saab. see ei ole nüüd väga kaua ausalt öeldes . jaa, aga see, kui mind näiteks Belgias sinna Eesti kooli kutsutakse vabatahtlikuks, siis see on nagu nii hea tunne on sinna minna ja selline power tuleb sealt koolist jälle, et siis ma mõtlen, et tahaks kooli tagasi. aga jah, mulle tundub, et mõlemas on äge. Oluline, et mõlemas kohas on õnn olemas, siis lähen rõõmuga mõlemale poole. No mina proovin ikka võtta maksimum kodus olemisest ja siis tagasi kooli. Ja saksa keele õpetajaks ? Vot jah, kui ma ära tulin, siis ma olin klassiõpetaja. Enne seda ma töötasin pikalt Veeriku koolis üldsegi inglise keele õpetajana. Saksa keelt ma ei olegi kunagi õpetanud, kuna juhtus jah niimoodi, et inglise keel oli ka lisaeriala ja pakuti täpselt inglise keele õpetaja kohta. Aga hetkel jah, ikka tagasi vist klassiõpetajaks, et mine tea, võib-olla kunagi saksa keelt ka, kuigi see kaob nii hullusti ära, et kui ikka ei räägi, siis hakkab kaduma see keel. Peab rääkima. Ma kujutan ette, et sa oled väikeste lastega, see keel ei kao sul kuskile. Jah.
pisikestega. Ma ei kujuta ette, et sa oled gümnaasiumisse saksa keelt õppinud. Ei, jaa, gümnaasiumisse kindlasti mitte, ma ei võigi. Ma võin ikka kuni 6. ainult. Signe on totaalselt laste inimene, nii et võidelge koolid kõik selle nimel, et Signet oma kooli saada tööle. Ei no, näha on, kui vaadata kõike, mida sa teinud oled. Ja viimane küsimus, 5 või 10? Võtame 10. 10. Mida te mõtlesite praegu? Minul tuli esimese asjana 10 olümpiastarti, et mida rohkem, seda uhkem. Algu? Mina mõtlesin hindamispallidele. Skaalat, hindamisskaala 5 või 10. Ma korra mõtlesin, et 5, et aga hinne 5, et noh, et see on nagu jälle igand juba, et ma arvan, et nüüd ma arvan, et ma tean, mida Maigi mõtles. No räägi. Äkki meie taskuhäälingu hooajad. Jaa, okei. 5 või 10. No äge siis, et sa 10 ütlesid. Katsuks selle 5-gagi hakkama saada. Jaa. Ei no ma sain ka välja käidud, et 200 saadet on ju. Et kui 4 aastat tegime 100 saadet, et siis 10 kaua meil, jah. Jah, sest esialgne plaan oligi ju 100 saadet ära teha. Et siis oli Eesti Vabariik 100, et kõik tegid mingi 100 asja, siis meil oli ka, et me teeme 100 saadet ja siis vaatame. Jah, jäime natuke hiljaks. Ei no, ma mõtlesin jah seda hooaegade asja, nii et see jääb siia õhku praegu, aga no 10 tuleb ära. See jääb õhku, jah. Et selline 10 hooaega, 1 päev nädalas on taskuhäälingu päev elus ja niimoodi on. Kas oleks mõte ka taskuhäälingut tehagi nii-öelda selles videoformaadis ka edasi? No jällegi, mina vaatan selliste avatud silmadega ringi, mis teised teevad. Ja ma näen, et see videoformaat on populaarsust kogunemas ja kusjuures ma ise avastan ka ennast, et kui ma isegi süüa teen näiteks, ma tihti mõne muu taskuhäälingu, millel on video, panen taustaks mängima ja siis vahepeal kiikan ikkagi sinna miskipärast, ma ei tea, kuigi võiks ju kuulata, on ju, aga ikka vaatan nende inimeste nägusid. Ja kui ma siis vaatan YouTube'is näiteks, mis meelelahutus taskuhäälingud teevad ja mis pildi kvaliteet neil on ja siis ma mõtlen, et no miks keegi nagu, et noh, et kuidas saaks selle sama raha tuua haridusse, et mis pumbatakse meelelahutusse, et olekski kvaliteetne haridussaade videopildiga ka YouTube'is, et mina näiteks sellest võimalusest haaraks kinni, et kui olekski keegi selline nagu koostööpartner, toetaja, et pakkuda sellist kvaliteetset, nagu väga kvaliteetset videopildiga sisu ka. Aga siis sa ei saa lõigata. Ja me oleme sinna liikumas kusjuures, et vähem lõikamist, et rohkem neid mõttepause, neid inimlikke hingamisi, olemisi, mõttekäike, selliseid pikki, et kust me oleme tulnud, et siis jah, see on minu jaoks öö ja päev. Et ma arvan, et me nagu liigumegi sinna poole. Jaa, mina arvan ka, et meil on varsti on see videoproduktsioon on väga hea ja siis meil hakkavad tulema live-saated, nii et meie oleme valmis selleks nagu täiega. Ja, et muidu oli vaata see, et sa tegid nagu eeltööd vähem, läksid saatesse, pläkutasid 2 tundi ja siis üritasid lõigata sealt selle musta materjali välja, et tund aega saade. Ja nüüd me oleme nagu, ja teine hooaeg oli selline. Nüüd on nagu vastupidi, et sa teed selle eeltöö korraliku ära, et siis sa peadki vähem lõikama, et tulebki juba selline mõnus saade. Aga noh, Signele, ma jällegi ütlen jälle siuke, et minus on ka teine pool, et ma olen siukene siuh-sauh ja teen kõiki asju nagu korraga, aga samas, kui ma ikka süüa teen, siis mulle meeldib see, et ma keskendungi söögi tegemisele, et siis ma üritan mitte telefoni ekraani vaadata, et söök tuleb parem. Kas teil on veel midagi hingel, mida te tahaksite jagada või anda mulle mõni nõuanne taskuhäälingu tegemiseks? Mina pean ütlema, et sina oled väga inspireeriv olnud meie jaoks, et sa oled nagu hullu poweriga startinud, et terve selle 1 aastaga oled sa jõudnud rohkem kui meie 4 aastaga. Ja minule näiteks väga meeldib see õpetajate toa formaat, kus te Allaga võtate sellised erinevad otsad nii-öelda, et üks on nõus ja teine ei ole nõus ja väitlete seal natukene ja püüate luua sellist tasakaalu haridusmaastikul ja leida kõnetada kõiki õpetajaid nii-öelda. Et nõuannet ma ei oskagi öelda. Jaa, minu meelest sa teed väga ägedalt ja just, et üksinda teed, aga nüüd Alla on seal nagu, ma saan aru, mingis osas juures, et see tõenäoliselt on nagu selline
koos ikka kuidagi nagu kui ühel on, vähemalt meil on nii, et kui ühel on raske ja motivatsioonilangus ja no ei jaksa täna või ei taha või ei julge või mis iganes, siis teine kuidagi on nagu utsitab, et kuule, davai, teeme ära ja vastupidi, et selline jälle see energiavahetus, mis ma mainisin, et ma arvan, et see, et kui sa leiad endale sellise inimese kõrvale, kellele toetuda rasketel hetkedel ja keda julgustada, et siis see on nagu, see on äge. Nii et te teete sellist, ma näen sellist tandemit. Jaa. Teil on see tandem häälik. Ja ma kunagi, olime koos, siis olin mina inglise keele õpetaja, Karin oli klassiõpetaja ja nüüd oleme mõlemad klassiõpetajad, aga erinevates riikides. Ma ütlen, et ma tegelikult nagu täitsa unistaks sellest, et teha tandemõpetust koolis ka, mida ju osades koolides tehakse. Ka Forselius läheb selles suunas. Et ma kuidagi näen selles, et me toetume teineteise tugevustele ja aitame neid nõrkusi võib-olla tasandada, et see on nagu see, et aga jah. Aga ma õppisin täna nii palju, mul jäi kindlasti midagi küsimata, aga küll ma küsin siis kunagi teinekord, kui teil tuleb see 10. hooaja saade, siis äkki kohtume uuesti. Maigi tuleb meie laivi siis. See, kui meil on see uhke videoproduktsioon olemas. ja suur tänu teile. Te olete mind väga palju inspireerinud ja ma olen väga palju saanud koolitatud tänu teile. Nii et kõik, kes kuulavad seda podcasti, siis kuulake Õpime koos podcasti kindlasti ja kuulake kõiki osasi, mis teid esmapilgul kõnetavad ja siis vaadake sealt edasi seda, mis teid võib-olla nii palju ei kõneta, sest mida ma teie podcasti kohta tahaks öelda on see, et nagu sa ütlesid, see Montessori, eks ole, et ma ka ei kuulaks seda tegelikult, olgem ausad, aga see avardab ju õpetaja maailmapilti nii palju, et mõnikord me ei teagi, mida meil nagu vaja on ja teie toote selle kuulajani, mis on nagu väga lahe. Sellest hooajast mul on uued kommid. Nii, ja nüüd on ülesanne see, et võta üks komm ja silmad kinni ja ütle, mis maitset sa tunned ja mis sul meenub. Okei? Arusaadav? Oota, kus sa oled? Nii, ära vaata. Täis suuga. Teada-tuntud Coca-Cola. Ma alustan ka Coca-Cola. Oli ta? Siin on kokasi ka, jah? Nii et Coca-Cola. Kuidas meeldib Coca-Cola muidu? Kommin on väga hea. Ma üritan mitte juua Coca-Colat. Ma ka ei joo, see annab mulle, tekitab peavalu. Täiesti tabasin ära, et iga kord... Jaa, et ma võin näiteks Fantat juua, ei juhtu midagi, aga iga kord, kui peavalu on, siis ma mõtlen, ma jõin Coca-Colat ja nüüd ma ammu enam ei tarbi. Ma võin öelda siin nipi. Alati, kui ma tunnen, et ma hakkan haigeks jääma, ma ostan pudeli Coca-Colat ja joon selle lihtsalt ära ja ma saan terveks. Aga mul on kommide kohta küsimus. Ma ju, kõik need saated, mis ma kuulanud olen, iga kord mõtlen, et mis kommid need seal on. Ja siis mõtlen värvid. Need on Saksamaa lipuvärvid või? Kas need on need lindkommid? Mis komme sa siis eelmistes hooaegades oled? Praegu ma ei saa öelda, ma ütlen hooaja lõpus, mis kommid need on. Aga eelmises hooajas olid Skittelsid. Okei. Ma kujutsin ette, et need on need lintned, sellised need pralinee-kommid ja siis jah. Aga... Ei olnud. Kuidas te räägite? Mul on ikka veel komm suus. Ja see oli Roosa Raadio teise hooaja esimene osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume? Eks seda näitab aeg. Aga teine hooaeg on täis külalisi ja vestluspartnereid, kes mind mu haridusmaastiku teekonnal on inspireerinud ja siiani inspireerivad. Nii et auf Wiederhören!